Eks Viljandi jaoks on ta väga oluline, et omal ajal ta sai alguse sellest, et kui oli nii-öelda 25 aastat Gagarini kosmoselennust, ehk siis aastast 1986, siis 2 Viljandi meest tegid otsuse, et kuidas me seda suurt tähtpäeva tähistame ja sellest see mulgikross alguse saigi, ehk et 1986 alustati mulgikrossiga ja just sellel eesmärgil, et tähistada Gagarini kosmoselendu 25. aastapäeva. Ehk et meie kui Viljandi jaoks on see kindlasti suur ja tähtis sündmus, ma arvan ka Eesti motokrossi jaoks. Kuidas tänapäeva sõitjatele ma ei oska nii hästi võib-olla öelda, aga ajaloolisest on ta ikkagi olnud nii-öelda motokrossi hooaja algus ja suur nii-öelda kevadekuulutaja motomaailmas. Et küll viimased 6 aastat me ei ole seda korraldanud, küll oli koroona ja Ukraina sõda ja muud erinevad aspektid, miks me ei saanud seda korraldada, aga nüüd me oleme nii-öelda tagasi ja üsna edukalt, et pea 200 sõitjat, mägi on rahvast täis nagu varem, et ma loodan, et sõitjatele inimestele meeldib, ilm on ideaalne, meeskonna poolt on kõik hästi sujunud, et loodame, et järgmine aasta tuleb veel suurem kross ja veel rohkem välisvõistlejaid. Eks nüüd ju hooaeg hakkab, et eks selles mõttes see rada oli avatud neile ka siin treeninguteks, nüüd on esimene kevadvõistlus nii-öelda. On olnud ka mõned endurod juba ja sellised liivavõistlused, aga ütleme, et motokrossi hooaja algus ta on, ma arvan, et kindlasti nüüd läheb hooaeg lahti ja kõigil võistlejatel on võimalik nüüd teha oma valikuid, kes sõidab rohkem Euroopas, kes sõidab Eestis, kes sõidab hobisarja, et selles mõttes, kes sõidab lapsed noortesarjad, et eks see nii-öelda kõik nüüd pihta hakkab siit.